Leidsime kaardilt ühe tõsiselt põlise kandi nimega Fellin. Otsustasime selle linna kohta natukene rohkem infot hankida. Asusime teele. Oi, vabandust, vale suund. Toho, linna nimi on vahepeal ära muudetud. Kohale jõudes siirdusime kohe Ordulinnuse suunas. Siit leidsime esmaklassiliselt taastatud pärimusmuusika Aida, millega tasuks kindlasti tutvuda ja soovi korral kohvikus väike eine võtta. Järve peal on näha 9 vaprat Viljandi paadimeest. Tatsasime rõõmsalt edasi. Tahaks natukene sinna keskaja pisut müstilisse ja põnevasse maailma tagasi minna. Selleks pöördusime Bonifaciuse gildi majja. Leidsime sealt tegutsevad käsitöölised, kes näitasid meile iidset kunsti. Pagaritöökojas võisime meistrite käe all ise leiba küpsetada. Eks see ise tegemise rõõm on ikka kõige suurem rõõm. Siin näiteks valmivad leivast kausikesed, supi või salati jaoks. Et nüüd oleme siis Eestis pikima nimega kaupluses. Ja kes selle kaupluse nime omale suudab pähe õppida, saab kindlasti meie poemüüja käest mingi üllatuse osaliseks. Valmistasime martsipanist maasikad. Ei ole võimalik ette kujutada Viljandit ilma Ugala teatrita. Oi, liiga vara jõudsime kohale. Arkaadia aiast leidsime kohviku nimega Säkk-Säkk, meeldiv ja sõbralik õhkkond ning superhea köök. Küll on hea peale tegusat päeva ööbimiskohta jõuda. Just Rest ei ole niisama hostel, vaid Eesti esimene automaathostel. Järgmisel päeval tõttasime kunsti nautima. Selleks seadsime sammud Kondase keskuse poole. Viljandi linna muudavad rõõmsamaks suured punased betoonist maasikad, mis on inspireeritud Paul Kondase maalist maasikasööjad. Viljandi linnapildist leiab näiteks Ilmapuu või kindral Johan Laidoneni ratsamonumendi. Viljandi on olnud see koht, kus nõukogude ajal tegelikult ei olnud ei Stalini ega Lenini ausammast ega ka nende seltsimeeste nimelisi tänavaid, et siis võib-olla lihtsalt me oleme olnud siin natukene õnnelikumas seisus. Mis lill on pildil? Vaatamist väärib kindlasti 1911. aastal ehitatud Viljandi vana veetorn, mille ülevalt aknast avaneb vapustav vaade kogu ümbruskonnale. Küsimus suurele ringile. Mitu astet on Viljandi Trepimäel? Seekordsed seiklused Viljandis lõpetasime kultuurimaja kohvikus Harmoonia, kus on väga meeldiv ja mõnus koht einestamiseks.